Tere õhtust, kallid Pärnu linna õpetajad, hariduse sõbrad ja toetajad. Mul on suur rõõm tervitada teid täna siin, sel erilisel õpetajate päeva eelsel päeval, kui me täname ja tunnustame neid, kes igapäevaselt panustavad meie laste ja noorte haridusse ja tulevikku. Mina olen Kristo Saavik, olen täna teie õhtujuht. Osadega teist olen ma kohtunud juba lasteaias, osadega kooliteel ja täna on mul suur au, et saan olla siin koos teiega sellel erilisel õhtul. Meiega koos laval on ka Pärnu noorte puhkpilliorkester, kus siis on meie enda Pärnu koolide õpilased ja teeme ka suure aplausi nende dirigent Rein Vendlale. Koos dirigent Rein Vendlaga loovad nad meile tänasesse õhtusse täpselt parasjagu pidulikkust, natukene särtsu ja viivad meid õigesse meeleollu. Aga alustuseks, Rein, teie olete elukogenud mees. Ütle, mis teeb õpetajast hea õpetaja? Ikka õpetaja, mitte hea õpetaja, ikka õpetaja. Kui tore on, vaata neid lapsi, nad on nii toredad, aga selleks peab nii vana inimene nagu mina. Võt siis ei saa mitte midagi lastega teha, sest vaatad vana inimene, mis ma sind ikka sõiman. Sa oskad nii hästi. Tahad veel küsida? Jätkame pärast. Aga head õpetajad, tänasel pidulikul üritusel on meil tervitama tulnud ka Pärnu volikogu esimees. Palun lavale härra Siim Suursild. Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea. Mida Juhan ei tea, seda ta salgab. Ja siis, kui vana Juhan ükskord tunnistama peab, et ta midagi ei tea, on AI-l kohe vastus valmis. Lugupeetud õpetajad, haridustöötajad. Mulle tundub, et see kunagi Roja poolt laudud laul on sobilik väikse mugandusega ka tänasesse päeva. Olete ju päevas ja ajas, kus teie õpilased armastavad guugeldada, küsida vastuseid AI-lt ja saada teadmisi, vaidlustada õpikus olevaid teadmisi omapoolsete väidetega. See on keerukas aeg, kus masinad vägisi tahavad meie juhtimist üle võtta ja sellel ajal on just eriline roll teil, kus anda siis masinate poolt võib-olla ette antud tarkusele see inimlik täts, inimlik mõõde, inimlik mõiste, mida need kõik teadmised tähendavad. Ma tahan teile Pärnu linnavolikogu poolt soovida sellel raskel ajal selgeid inimlikke vastuseid enda õpilastele ja suunata neid radadele, kus kõige tähtsam oleme me ise, meie inimesed. Ilusat õpetajapäeva ja ka ilusat omavalitsuste päeva, sest olete ju teie osa omavalitsustest ja täna on ka rahvusvaheline omavalitsuste päev. Ilusat õhtut! Õpetajate töö on nagu vundament, millele toetub kogu linn. Järgmiseks palungi lavale meie linnapea härra Romek Kosekraanius. Head õpetajad, head haridustöötajad. 365 päeva aastas on meil elada ja ühel päeval nendest 365-st me hetkeks seisatume ja mõtleme õpetajale. Õpetajale suure algustähega.
Võib-olla peaks iga päev mõtlema õpetaja peale ja ma usun, et see on vajalik, sellepärast et teie rolli ühiskonnas on raske üle hinnata ja me teame, milliseid väljakutseid õpetaja amet teile seab. Volikogu esimees just mainis AI-d, et ka mina olen, tuleb tunnistada, kasutan aeg-ajalt AI-d ja mõtlesin, et teen ka teile ühe AI kõne, aga loobusin viimasel hetkel sellest, sest nendes sõnades, mis AI paneb paberile või trükite välja, ei ole hinge. Ja täpselt sama on õpetaja ametiga, sellepärast et tegelikult on tõesti võimalik juba täna asendada õpetamine Google'ga või ChatGPT-ga ja küsida sealt, miks see asi on nii või naa, aga selles masinas, mis neid vastuseid annab, selles ei ole hinge. Hinge tagasisidet sellele noorele inimesele, kas ta liigub õiges suunas, anda tuge, et see, mis ta teeb, on õige või vale, seda saab ainult anda inimene. Inimene suure algustähega, õpetaja suure algustähega. Täna ma tahan tänada teid selle eest, et te olete olemas, te pühendute oma tööle, annate iga päev ühe killukese edasi meie noortele ja teist sõltub meie tulevik. Seda on väga raske alahinnata ja ma tänan teid selle eest. Ma tänan teid kannatlikkuse eest, nii nagu õpetaja ametis tänapäeval on, et kogu aeg toidetakse mingite lubadustega. Ma tänan teid selle soojuse ja valguse ja armastuse eest, mida te annate oma õpilastele ja ma soovin, et te iga päev saaksite seda sama armastust, valgust ja mõistmist vastu ning oleksite ikkagi õnnelikud inimesed. Aitäh teile, ilusat õpetajate päeva!
parimad haridustöötajad valitakse välja 3 tasandil: riiklikul, linna ja maakondlikul tasandil. Esmalt siis riiklik tasand. Haridus- ja teadusministri tänukirjad antakse täna üle 3 riikliku elutööpreemia kandidaadile. Minister tänab teid hoole, pühendumuse ja suurepärase töö eest. Ministri tänukirjad annab üle linnavolikogu esimees härra Siim Suursild. Riikliku elutööpreemia kandidaadid, palun kutsun teid lavale. Tiia Tooval, Malle Salda, ja Riita Kõniste. Teeme veel suur aplausi. Maakonna tasandil valis parimad haridustöötajad välja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu komisjon. Pärnumaa parimate haridustöötajate hulgas on ka 10 Pärnu linna õpetajat, keda tunnustatakse homme, 2. oktoobril maakonna tunnustusüritusel. Täna tutvustame neid ka teile. Järgnevalt näete ekraanil, kes meie õpetajatest osutusid valituks maakonna tasandil. Head õpetajad, kui ma ütlen teie nime, siis palun tõuske. Meie tublid Pärnu Koidula gümnaasiumi noormehed kingivad teile ühe ilusa roosi. Pärnumaa parimad haridustöötajad on Eve Niimann, Marika Heinla, Liis Suursild, Silvia Pajus, Katrin Lepp. Aga need olid ainult pooled. Marju Tansinger, Tauno Danilov, Raimond Ments, Halliki Tammiste ja härra Mati Sutt, palun tõuske. On aga aeg esitleda Pärnu linna parimaid haridustöötajaid. Tänased tunnustused on välja valinud hariduspreemiate komisjon. Sellesse kuulusid abilinnapea, haridusosakonna juhataja, osavaldade juhid ja haridusspetsialistid. Konkursil osaleti 13 kategoorias. Igas kategoorias valiti välja 3 nominenti
ja nende hulgast kuulutame täna välja laureaadi. Meie õhtukulg näeb välja selliselt. Kõigepealt nimetan ma nominendid ning nende nimed kuvatakse siinsamas ekraanil. Seejärel kutsun lavale laureaadi, kes saab üle laureaadi tunnistuse ja lilled. Preemia laekub hiljem pärast tema kontole. Pärast seda teeb laureaat koos linnapea ja abilinnapeaga pilti, soovi korral ütleb ka mõned tänusõnad, aga väga tähtis, kui ma kutsun laureaadi lavale, siis palun ka kõigil teistel nominentidel samal ajal tõusta, et meie tublid ja šarmikad Koidula gümnaasiumi noormehed saaksid teile tuua ühe väikese roosi. Aga alustame ja palungi lavale meie linnapea Romek Kosenkraaniuse ja abilinnapea Ene Tähe. Aga alustame kohe kõige algusest. Meie esimene kandidatuur on aasta lasteaiaõpetaja. Lasteaiaõpetaja nominendid on Kaire Holm, Katrin Saat, Velle Rohelpuu. Meie laureaadi kohta on öeldud nii. Ta usub, et laps ja õpetaja on partnerid. Julgustab lapsi vastutust võtma, jagab kogemusi ning tema positiivne hoiak ja lugude jutustamise oskus köidavad kõiki. Kui laps ja õpetaja on rahul, siis on rahul ka lapse vanem. Teeme suure aplausi. Aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Velle Rohelpuu. Ütles aitäh. Ja kui keegi soovib veel pikemalt sõna võtta, siis jah, mikrofon on meil seal. Aga nüüd on järg jõudnud muusikapalale. See muusikapala on pühendatud meie laureaadile Velle Rohelpuule ja kannab ta nimeks Laul. Solist Kristjan Karmo. Aplaus!
liigume edasi meie järgmise kategooriaga. Ja meie järgmine kategooria on aasta klassi õpetaja. Nominendid on Kaire Holm, Katrin Saart ja vabandust. Aasta klassi õpetaja nominendid on Katrin Kurvits, Marika Heindla ja Kristiina Reiter. Meie aasta klassi õpetaja loob õpikeskkonna, kus iga laps tunneb end nähtuna ja innustatuna. Klassiruumis saab avastuste ja võimaluste paik, kus arendatakse teadmisi, iseseisvust ja hoolivust. Meie aasta klassi õpetaja laureaat on Marika Heindla, palun! Aitäh! Ma olen väga õnnelik inimene, et ma saan töötada nii erilises koolis, nagu on see Päikesekool, sest iga õpilane on seal väga unikaalne ja see lähenemine neile on väga eriline. Ja see loomingulisus ja loos, see on parim lihtsalt. Aitäh! Liigume edasi muusikasaatele. Nagu ma juba enne natukene nägin, osadel puusad juba õõtsusid. Kes soovib, saab vabalt püsti tõusta ja natukene juba tantsimist harjutada. Igatahes, meie järgmine pala on Karjase pühapäev, solist Liisa Remmelgas ja julge laul, solist Kristjan Karmo. Julge laulu all pannakse sõnad ka ekraanile, kes soovib, saavad kaasa laulda. Aitäh!
ta teed. Kaunis juurutab minu ees, liblikana päevapaistel hõljub ta imeseen. Kõnnib seal ja kaob, ta ei märka, et ta on kui loodud mu jaoks, aga higem kodus temas nii kaua veel und ma näen. Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis, õues ei silmi ja silmi, ei ma satu võtta ja ükski meiu jätta, mind ei enam saa, kui tarvis tähti päevast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan, kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgen ma ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis, õues ei silmi ja silmi, ei ma satu võtta ja ükski meiu jätta, mind ei enam saa, kui tarvis tähtpäevast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan, kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgem olen ma. Julgemeelsusega jätkame oma järgmise kandidatuuriga. Meie järgmine kandidatuur on aasta põhikooli aineõpetaja. Ja meie nominendid on Birgit Saar, Manika Jagomägi ja Katrin Lekk. Meie aasta põhikooli aineõpetaja klassiruum äratab uudishimu ja kutsub avastama. Õpetaja entusiasm oma aine vastu on nakkav. Tema toetus loob turvalise õhkkonna ja iga õpilane tunneb end väärtuslikuna. Selline on meie aasta põhikooli aineõpetaja. Ja nüüd aplaus. Aasta põhikooli aineõpetaja laureaat on Katrin Lekk. Teile otsustate selle tähelepanu tunnustuse eest ja mina tahaksin kõige suurem aitäh öelda oma õpilastele. Mul on nendega väga vedanud, et nad ei ole sellised, kes tulevad küsima, et õpetage oma tervet rehkendust ei jõua, kas pool võib teha. Nad ütlevad hoopis, et see sai juba tehtud, õpetage, kas teine on ka. Et aitäh meile. Liigume edasi meie järgmise kandidatuuriga, milleks on aasta gümnaasiumi õpetaja. Aasta gümnaasiumi õpetaja nominendid on Eve Sinikas, Eesi Rosenberg ja Elbe Metsatalu. Meie aasta gümnaasiumi õpetaja kasvatab noori iseseisvateks ja ettevõtlikeks.
julgustab neid osalema projektides ja üritustel ning pakub kogemusi, mis aitavad noortel uskuda iseendasse ja oma ideedesse. Ja nüüd suur aplaus. Meie aasta gümnaasiumiõpetaja laureaat on Elbe Metsatalu. Suur aitäh selle suure austuse eest ja kõige suurem tänu minu kallitele töökaaslastele ja minu õpilastele Sütevaka koolis. Seal on alati hästi mõnus ja tore õpetada. Ja isegi siis, kui on raske või siis, kui on hea aeg. Aitäh teile! Järgmiseks kõlavadki 2 järgmist muusikapala pühendusega Elvele. Esimeseks on tribüüt solist Grete-Marie Angelsmith ja teine Inimene õpib solist Kristja Karmoga. Aitäh teile! Ja vahet!
Juhan ei tea, seda ta salgab. Ja siis kui vana Juhan ükskord tunnistama peab, et ta midagi ei tea, on ai kohe vastus valmis, on kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, suremana ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, suremana ikka lollina, lollina, sureb ikka lollina. Mida ema ei ütle, seda Mari ei tea. Mida Mari ei tea, seda ta salgab. Ja siis kui Juku ükskord talle asja selgeks teeb, Mari käima peale jääb ja emalgi on vastus valmis, on kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, suremana ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, suremana ikka lollina, lollina, sureb ikka lollina. Mida professor õpib, mida õpib, ei tea. Kogu elu murrab peal, aga salgab. Professor muudkui kordab, et ta midagi ei tea. Kogu elu murrab peal ja lõpuks on tal vastus valmis, on lõpuks vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, suremana ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, suremana ikka lollina, lollina, sureb ikka lollina. Lollina, lollina, sureb ikka lollina. Lollina, lollina, sureb ikka lollina. aga liigume edasi. meie järgmine kategooria on väga tähtis kategooria. see on õpetaja, kes oskab vajadusel natukene hoogu juurde panna, aga vahest oskab ka pidurdada. ta hoolib ja märkab. meie järgmine kategooria on aasta klassi juhataja. aasta klassijuhataja nominendid on Signe Pärtel, Marge Tuul, Lii Suursild. meie aasta klassijuhataja seab esikohale hoolimise ja toetuse. klassijuhatajana on ta eeskujuks nii õpilastele, kolleegidele kui ka lastevanematele, väärtustades igas tegevuses ühtekuuluvust ja arengut. ja nüüd suur aplaus, meie aasta klassijuhataja laureaat on Lii Suursild.
ma olen täiesti sõnatu, mul on täiesti hirmus siin seista tegelikult, mitte sellepärast, et mul ei oleks rõõm võtta auhinda vastu, vaid sellepärast, et ma tean, kui palju häid klassijuhatajaid on meie koolis, kui palju seda nähtamatut tööd nad iga päev teevad. Et ma tunnen, et mina ei ole just see õige, aga ma olen väga tänulik selle auhinna eest ja mõtlen, mul on lihtsalt vedanud, ma arvan, sest mis see klassijuhatamine on koostöö perega, koostöö kooliga, koostöö lastega ja üle kõige on mul vedanud siis lihtsalt nende lastega ja nende peredega, kellega meil on olnud, ütleme, sujuv ja ikkagi lihtne koostöö. Ja ma tänan oma kolleege, kes arvasid, et ma väärin seda auhinda. Ma tänan. Meie järgmine kategooria. Aasta tugispetsialist. Aasta tugispetsialisti nominendid on Irma Kruusmann, Margit Trink ja Ülle Laursoo. Tema sõbralikkus ja hoolivus loovad usaldusliku õhkkonna. Kogenud ja rahulik spetsialist, kelle juurde julgevad pöörduda nii lapsed, lapsevanemad kui ka kolleegid. Tema jaoks pole olemas lahendamatuid olukordi. Ja meie aasta tugispetsialist on Ülle Laursoo. Kui palju aastaid olen ma õpetanud lastele ja noortele, kuidas tulla toime sooritusärevusega, aga teooria ja praktika ei lähe kokku. Ma tänan minu inimesi Raeküla koolis ja Pärnu õppenõustamiskeskuses, kes on lubanud mul olla mina ise. Keskus on koht, kuhu on hea minna ja kus on hea olla. See on nagu kodu, soe, hooliv ja armastav. Ma olen väga tänulik. Järgmise laulu saamegi kõik koos laulda Üllele. Selleks on Värvid, solist Kristjan Karmo. Su juuksed on puravik pruunid, silmad kui sinine järg. Neid värve ma näen, neid värve ma tean, neist laulugi kokku sean. Kuigi
nad maaliksin kohe just seda värvi maa, et iga päev mu armastus siis näeksid sa, siis näeksid sa. Nüüd kollaseks muudab mind ootus, sinuta maailm välja. Vaid igatsus leevendab lootus särab kui hõbekristall. Neid värve ma näen, neid värve ma tean, neist laulugi kokku sean. Kuid mis värvi on armastus, kes seda teab? Mis värvi on armastus, kui teaks, küll oleks hea. Su otkad maaliksin kohe just seda värvi maa, et iga päev mu armastus siis näeksid sa, siis näeksid sa. Öö purjetab mustaval laeval, tulesest päevil näib, et roosaka pitsliga taevast koidukiir kuldamas käib. Neid värve ma näen, neid värve ma tean, neist laulugi kokku sean. Su aknad maaliksin kohe just seda värvi maa, et iga päev mu armastus siis näeksid sa, siis näeksid sa. Meie järgmine kategooria. Aasta kutseõpetaja. Nominendid on Hevija Lamp, Tauno Danilov, õpetaja kohta on öeldud nii. Ta on korrektne ja pühendunud, väärtustab kohusetundlikkust ja initsiatiivi. Oma eeskuju ja särava hoiakuga suudab ta noortes kasvatada armastust eriala vastu. Aasta kutseõpetaja laureaat on Tauno Danilov. Liigume edasi. Meie järgmine kategooria on aasta huviala õpetaja. Ja aasta huviala õpetaja nominendid on Ulla-Helin Mengel, Kaisa Aasa ja Rein Vendla. Ta on innustav eeskuju, kes näitab armastust muusika vastu ning õpetab vastutust ja distsipliini.
aastakümneid hoidnud puhkpilliorkestrid ja diktsiooni elujõus ja inspireerib noori muusikuid. Aasta huviala õpetaja laureaat on härra Rein Vendla. Hea Rein. Hea Rein, lisaks huvialõpetaja laureaadi tiitlile õnnitleme teid ka Jakobsoni preemia laureaadi tiitli puhul. Rein on tehtud mees. Aitäh, Karl Robert, et sa mind meeles pidasid. Sa oled ikka vahva mees küll ikka. Nii kaua aega oled elanud ja ikka veel alles. Ma oskan muud öelda midagi. Vaata, neid noori peate vaatama, see on midagi erilist. See vana mees ei lähe korda, aga lapsed lähevad korda. Nii ma soovin kõigile nendele noorteliga tahtsin öelda. Palju jõudu ja jaksu. Nad suudavad nüüd taluda ainult üks kuu veel. Aitäh kõigile! Meie järgmine kategooria. Aasta noorsootöötaja. Ja aasta noorsootöötaja nominendid on Annabel Vaarma, Made Rebane ja Alice Virit. Õpilased kirjeldavad teda kui rõõmsameelset ja energilist inimest, kes on nagu suurem õde. Ta julgustab noori olema paremad, toetab, innustab ja näitab oma eeskujuga, mida tähendab pühendumus. Meie aasta noorsootöötaja on, teeme suure aplausi, Made Rebane. Aitäh selle ilusa tunnustuse eest. Sorry, ma natuke närvis, aga tahtsin öelda, et suur rõõm on töötada koolis, kus ei väärtustata ainult õppimist, vaid ka noori ja noorsootööd. Nii et aitäh, Koidula gümnaasium ja aitäh, mu armsad noored! Made, järgmine pala on pühendatud sulle. Ära küll pane tähele pala pealkirja, vaid kuule laulu sõnumit. Igatahes meie järgmine pala on Nukker Klarnet. Solist Iti Elise Jõud.
laste andekusel ei ole piire. Seda suuresti tänu teile, õpetajad, kes iga päev ennast, nagu ma eelnevalt juba ütlesin, pühendute ja annate. Aga meie järgmine kategooria on aasta õppeasutuse juht. Aasta õppeasutuse juhi nominendid on Halliki Tammiste, Mati Sutt ja Kaire Teemägi. Meie aasta õppeasutuse juht on kujundanud koolist kaasaegse ja koostööl põhineva haridusasutuse. Õpilased hindavad tema loomingulisi tunde, õpetajad professionaalset tuge ja kogukond tema rahulikku avatud juhtimist. Ta on tõeline maasool ja eeskuju. Meie aasta õppeasutuse juhi laureaat on härra Mati Sutt. Head kolleegid, head sõbrad, kõigepealt aitäh märkamast, aitäh neile, kes leidsid vajalikuks mind sellise suure juhke auhinnaga meeles pidada. Siit kõlas üks sõna, maasool. Mul on tõesti üks moto, mida ma olen läbi nende aastate meeles pidanud ja selle järel ka käitunud. See on nimelt maakool. Selle maakooli kohta siis lapsed ja nüüd hakkab see juba meelest närveerin. No ei ole iga päev siin seista. Aga aitäh kõigepealt selle eest, et te mind meeles pidasite ja nimelt selle üks põhjendus ka. Ma olen nimelt kaksik. Ja kaksikud minus sees võitlevad ja toetavad üksteist ja teineteist ja kui võtta, et järgmine aasta saab kokku 45 aastat selles ühes ja ainsas Jõpre koolis, siis kokku teeb see, nagu ma ütlesin, kaksikuna 90 aastat. Ja siis on päris piinlik, kui selle pika ajaga tõesti midagi ette näidata ei ole. Ja nüüd see lause, maa koos leiva ja lastega, et meil oleks nii leiba kui lapsi, millega maa toidab linna. Aitäh teile, kõik ilusad! Täna on meil ikkagi pidupäev ja täna me tähistame. Tähistame ka muusikaga, nii et järgmine laul Vaid sinu naer kõlab Mati teile. Kõik võivad kaasa laulda, võivad ka kaasa tantsida. Aitäh! Kui saatus karm kordavad murda mees, kui tihe pilve kaavib väiksees, kui vaatan sind
öös ei enam varjemas. Rõõm on nii suur, et kaovad aeg ja ruum. Jääb maailm hetkeks, täis väikest on su naer. Vaid sinu naer toob päikse välja taas. Ei rõõmus öös, ei enam varjemas. Rõõm on nii suur, et kaovad aeg ja ruum. Jääb maailm hetkeks, täis väikest on su naer. Lisaks akadeemilisele perele vajavad koolid ka muid hariduse sõpru ja toetajaid. Meie järgmine kategooria ongi aasta hariduse sõber. Ja aasta hariduse sõbra nominendid on Raimond Melts, Külli Vill ja Neidi Tõkke. Hariduse sõbrana on ta olnud üle 15 aasta Pärnumaa kutseharidusele hea ja järjepidev koostööpartner. Pakkudes praktikavõimalusi ja erinevaid stipendiume, tänu neile on noored saanud väärt kogemusi ja koolid täiustanud oma õppekorraldust. Meie aasta hariduse sõber on, teeme suure aplausi, Raimond Melts. Nii äge olla nii kampaaniiliste keskel. Suur tänu kõigile. Meie eelviimane kategooria. Aasta haridustegu. Nominendid on Matik Plus, Smart Park ja innovaatilised õppesuunad. Ta on toetanud iga õppija arengut ja arendanud loovust, ettevõtlikkust ning õpioskusi. Õppetöö on suunatud avastamisele ja katsetamisele, aidates kujundada uue põlvkonna enesekindlaid ja loovaid õppijaid. Ja nüüd suur aplaus meie aasta haridustegu on Smart Park.
mõtlen seda, et mu süda hüppab praegu seest välja. Aga ma tahtsin öelda, et kui täna räägiti siin AI-st ja räägiti inimeseks olemisest, siis Smart Park on kliimahariduse näidisala meie tulevikupõlvkonnale. Ja mina usun, et kliimaharidus on meie tuleviku hariduse väga oluline osa. Ja siin Pärnus meie kõik suudame luua selle silla põlvkondade üle, et olla veel parem meist igast ühest endist. Me ei oleks suutnud seda teha, kui mul ei oleks sellist meeskonda, kõik minu pärnovakad, mu süda kuulub teile. Ja minu kallis meeskond, täna on ainult siin pooled minuga koos laval, Anneli, Astrid, üleval fotograaf Heinrich ja puudu on siit veel Maris Moorits, kes oli suurepärane kommunikatsioonijuht ja Eri Tammik, osa sellest auhinnast kuulub sulle. Aitäh! Head õpetajad, toetajad ja hariduse sõbrad, oleme jõudnud meie tänaõhtuse piduliku viimase kategooria juurde, milleks on elutööpreemia. Elutööpreemia nominendid on Maire Lulla, Helle Toots, Ants Selgoja. Aastat on ta juhendanud noori tehnika ja loovuse maailmas, andes edasi teadmisi ja täpsuse väärtust. Tema rahulik ja inspireeriv õpetamisstiil on mõjutanud põlvkondi, kellest paljud on saanud oma ala professionaalid. Ja nüüd suur aplaus. Elutööpreemia laureaat on Ants Selgoja. Järgmine muusikaline pala on pühendusega sulle. Jitterbug.
Head 2025 aasta laureaadid, nominendid, haridusesõbrad ja toetajad. Täname teid suure südamega tehtud töö eest. Täname sind, Pärnu õpetaja. Suur tänu meie noorte puhkpilli orkestrile. Kutsungi siia ette Kristjan Karmo, Indi-Eliise Jõul, Grete-Marie Eisenspik ja Liisa Remmergas ning otse loomulikult nende dirigent Rein Venda. Aga vaatame, kust koolidest need andekad noored tulevad. Võite korra istuda. Tõuske palun püsti kõik Koidula gümnaasiumi õpilased. Vanalinna põhikooli õpilased. Sütevaka õpilased. Sindi gümnaasium. Ühisgümnaasium. Täiskasvanute gümnaasium. Ülejõe põhikool. Kas keegi jäi välja? Teeme suure aplausi tõesti nende suurepärasele dirigendile veel kord härra Rein Vendale. Nüüd, ennem veel, kui kõlab orkestri viimane lugu, siis annan teada, et pärast seda liigume me 15-minutilise pausile. Saate ennast värskendada. Foyees teisel korrusel kohvilaua nurga juures on meil ka fotosein, jäädvustage ning siis ootan teid kõiki tagasi siia pidulikule õhtusöögile. Pidulikule õhtusöögile kutsub teid kõlaritest kutsum. Mina tänan teid ja head pidupäeva. See laul legendist jutu
tõstab meist endist, ta meenutab juhti ja sind. Legendi kuulist ammu ärgus kuulsin, et kuuliviisel kivitartsaid suleb sind. See laul legendist jutustab meist endist ja kõigist neist, kel ikka noor on hing. Pärnu ja viin, muu laulu on tiim, kus ette kordis auksam. On Pärnu ja viin, kaugelt kutsuv valgustiim, seal märkan ma ärkan ellu taas. Siis kui on tuvi vahel ja kusagil ammuis maal, siis näha Pärnu päev, mõjub mulle ellusmaal. On Pärnul ja viin, muu laulu on tiim, kus ette märkab kordis kaunis saal. On Pärnul ja viin, kaugelt kutsuv valgustiim, seal märkan ma ärkan ellu taas. Su fiinisoe asfalt suunas linnas, kavatsus tekkis mul minna nädalaks puhkama päev.